Kui me Tartus oleme käinud ja ProVanil külas käinud, siis me oleme rääkinud sellest, kuidas kastiautosid ümber ehitada, kuidas tulesid paigaldada, aga meil on jäänud rääkimata üks väga oluline asi, meeskonnabussid. Te ju tegelete selle valdkonnaga ka. Ja, tõsi on, et nagu me oleme eelnevates saadetes tegelikult ka rääkinud, siis meie mõte lõpuks ongi see, et me saaksime peaaegu iga selle segmenti klienti siis nii-öelda teenindada, kas see on siis tegemist on kastiautoga, on vaja sinna mingisuguseid mobiilseid riiulise sahtlisüsteeme siis nii-öelda kaubaruumi või siis klient soovib teha endale niisugust toredat ägedat meeskonnabussi. Ja need bussid, mis sinu selja taga paistavad, need kunagi olid tavaliselt tühjad kaubikud seest. Jah, mõlemad autod tõesti olid siis varasemalt täitsa tühjad, täiesti tühjad, seal on põrandad, seenagat, mitte midagi. Ja nagu näha on, siis mõlemas bussis tegelikult on korrakud istmed sees, elekter, vool ja kõik, mis võiks teha ühest bussiks niisuguse ilusa ja vägeva meeskonnabussi. Kui suur see valikuvõimalus kliendi puhul on, et kas on nagu fantaasia on piiriks, et mida sinna sisse teha ja kuidas teha? Jah ja ei, selles suhtes, et kindlasti on mingid piirid ees ja see kõik sõltub vastavalt kliendi soovist, aga ütleme istmete puhul ise pakume seda, mida me juba teame pakkuda, et ütleme päris kuhu uitama ei lähe nende mõtetega, aga põhimõtteliselt saame teha kõike enam-vähem, mida klient soovib küll, aga me ei tegele niisuguse matkabussi temaatikaga. Tihtipeale kõige suurem probleem on just nende busside puhul kaaluga, et inimesed tahavad sinna panna, ma ei tea, 10+ kohta, aga tegelikult sellisesse M1 kategooria bussi see põhimõtteliselt on võimatu. Et see kandevõime sõltub suuresti auto enda mudelist, kas siis tegemist on näiteks Mercedesega või on näiteks Manni või Rafteriga, et seal need kandevõimed on varieeruvad. Ja kindlasti on see üks suurim nii-öelda tegur, mis võib meie tööspektrit nagu kitsamaks teha. Mida ProVan pakub, millised need võimalused on? Ja üldjuhul me võiksime ka aru saada, mis on kliendi enda nii-öelda soov ja vajadus, et mitu istute sinna vaja on, kas tal on külmkappi vaja, kas ta käib sellega aastaringselt sõitmas või pigem on niisugune suve teema see, aga üldjuhul istmed, seinakatted, lagi, soojustus, heliisolatsioon, elekter, tuled, küllerauad, astmelauad, praktiliselt kõik, mis võiks lisana nii-öelda bussile siis pakkuda. Ja kindlasti markiis tegelikult see on suur abiline erinevates ilmastikuoludes. Tegemist on siis meie demobussiga, panime taha 3 lisaistet juurde ja tegelikult istmetega on ka see, et värve ja seda tikandit on võimalik muuta ja ka istmed ise ennast. Vahesein, väike kapp, mikrolaineahi, külmik, inverter, helivõimendi ja siis panime juurde ka väikse teleka, et tegelikult alguses seda meil olnud, aga ajapikku saime aru, et tegelikult üks väike televiisor ka nii-öelda bussis olemas olla. Ja lagedega on ka tegelikult niimoodi, et me saame pakkuda erinevaid lahendusi, kes kuidas soovib. Me ise oleme jälginud tihtipeale ühte sama käekirja, sest et see meie enda arvates kõige ilusam, aga jällegi, kui kellelgi on mingi vinge visioon ja tahab just teha mingit omamoodi, siis lihtsam on saatke pilt ja vaatame, kuidas mida teha annab. Aga vajadusel paneks ikka sinna voodi ka ära? Ja tegelikult meie enda bussil oli ka varem voodi sees, aga kuna see leidnud meie puhul siis nii palju kasutust, siis me natuke tegime selle bussi ümber. Aga jah, välja tõmmatavad voodid, see on ka meie teema. Nii et kellel vajadus, eeskätt ja ka huvi on, siis ProVan Tartus aitab? Ja, absoluutselt, et isegi kui teil alguses tundub see idee natukene liiga raske, kummaline või miskipärast julge küsida, siis küsige ikka ja vaatame, mis teha on.